tere siis taas kord minu poolt kõigile minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis, ei teegi midagi suurt, vaid võtame teile siia väikesed nõuanded. Kuulame kaardipaki seast ja ühe kaardi ja vaatame, mida nad siis teile praeguseks ajahetkeks, praeguse oleviku hetkeks sõnumiks toovad, millele te võiksite siis tähelepanu pöörata. Millele teie võiksite siis hetkel tähelepanu pöörata enda elus ja siis võib-olla natuke seedida seda sõnumit, mida te siis kuulate. Seedida kehaga, mitte mõistusega. Ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati siis kirjutada. Samuti, kellel on soov enda tõelist olemust avastada, vabastada allasurutud emotsioonid ja oma elu muuta paremaks, ilusamaks, mõnusamaks, vabaduse poole ja armastuse poole liikuda. Neil on siis eraldi pakkuda sellised eraldi videod. Ja kõik videod, mida ma siis teile loon ja pakun edaspidi, kõik nad on omavahel seotud ja loovad tervikliku pildi. Ja esimeseks videoks on siis emotsioonide läbiseedimine, kus me siis räägime emotsioonidest, mis on need 4 algallikat, miks me unustame emotsioonid ja kuidas me siis need taaskord uuesti endale selgeks saame õppida. Ja tulemuseks on siis omandad oskuse tunda, vabastada ja transformeerida oma emotsioone teadlikult ja kergusega, et elada täielikult oma väes. Teadlikult ja kergusega selles suhtes, et see ongi üks osa teist, seepärast, et te olete sellega sündinud siia, kuniks te olete selle ära unustanud. Ja teiseks videoks on siis, kes me tegelikult oleme, mis on 3D ehk maatriks, see avardab teie vaadet rohkemgi veel ja viib teid rohkem sügavamale uuele teadmiste tasandile. Ja seal siis ka samuti räägib siis sellest, kuidas või kes me siis oleme ja kuidas siis need allasurutud emotsioonid hoiavad meid 3D illusioonis ja kuidas vabastada või kuidas siis nagu aidata paremini, veel paremini vabastada 3D piirangutest, vabaneda 3D piirangutest ja elada sügavama vabaduse ja armastuse seisundis, et need on tegelikult reaalsed muutused teie elus ja need muutused võivad toimuda väga-väga kiiresti või siis olenevalt sellest, kuidas te siis sellega tegelete. Te võite nagu päris suuri hüppeid teha läbi enda puhastamise ja teadvel ollu liikumisega. Ja need videod ongi teekond sügavamale eneseteadvusesse, vabadusse ja puhtasse armastusse, sest sina oled oma elu looja ja sa lood seda kogu aeg. Aga kas sa tahad seda teha teadlikult või ebateadlikult? See on sinu valik ja vabadus. Sul on võimalik enda jõud ja vägi tagasi võtta ja elada oma tões ja armastuses. Sest sinu elu tegelikult näitab siis sinu sisemaailma valikuid. Sinu elu, mida sa praegusel hetkel elad, näitab sinu sisemaailma valikuid. Mitte midagi välist ei ole tegelikult vastutab selle eest, kuidas sa oma elu koged. Ei ole süüdi partner, ei ole süüdi sinu vanemad, ei ole sinu süüdi lapsed, et sa ennast halvasti tunned, ei ole süüdi valitsus, et sul raha ei ole. Mitte midagi välist ei ole kunagi süüdi. Paljud inimesed siis süüdistavad oma olukorras teisi, otsides või olusid või noh,
põhimõtteliselt nad vaatavad alati väljapoole. aga tõde on see, et kõik, mida sa praegu koged, on tulnud sinu enda energiast, uskumustest ja valikutest. ja see süüdistamine nii-öelda välist hoiab sind kogu aeg selles lõksus. kui sa süüdistad midagi välist, siis sa annad sellele jõu ära. kui sa usud, et keegi teine teeb sulle midagi, siis sa paned ennast ohvri rolli. kui sa ei võta vastutust oma elu eest, siis sa jääd samasse mustritesse kinni ja mitte mingisugust muutust sinu elus ei toimu. tõde on see, et sina lood oma elu oma mõtete, tunnete ja sagedusega. ja kui sa pole midagi muutnud, siis su elu ei saagi muutuda. kui sa võtad täielikult vastutuse, siis sa saad oma elu teadlikult suunata ja muuta. ja kui sa ei saa seda täieliku vastutuse hetkel võtta, siis sa saad seda vähehaaval võtta läbi oma puhastuste. kui sa tahad midagi muuta, siis vaata sissepoole, mitte väljapoole. kui sa tahad uut reaalsust, siis vali uus viis mõelda, tunda ja olla. nii lihtne see ongi. ja kui on sul see soov, siis võid alati mulle siis kirjutada. sul on see võimalus läbi minu või sul on see võimalus ka läbi teiste sinna jõuda. et see ei pea olema tingimata mina, aga iga inimene võiks siis oma emotsioonide, oma tunnete, mõtete ja oleku eest vastutuse võtta. siis oleks elu palju ilusam palju ilusam, kordades ilusam. nii et, aga vaatame, mis on teile siit tulemas kaartidel, et see nii-öelda sõnum või soovitus, nõuanne, tähelepanek. ja veel üks. kas sa valid luua teadlikult või valid vaadata hirmu, mis materialiseerub teie elus? siin on teile nõuanne tegutseda võib-olla sellise südame järgi. südame järgi tegutsemine. õhata või olla teiste vastu võib-olla selline soe, õrn, hooliv, tundlik. võtta vastu sellised romantilised ettepanekud, võib-olla ise teha romantiline ettepanek, võib-olla teha mingisugune žest, pakkumine, kutse. võib-olla tuleb sulle see pakkumine, kutse ja võta see julgelt vastu. kõik, mida sa teed, tee seda südame järgi, kuula oma südant. ära kuula oma hirmu, sest siin on ka tulnud välja, et kas sa valid luua teadlikult või valid vaadata hirmu, mis materialiseerub. kui sa vaatad pidevalt sinna hirmu suunas, et ma ei tea, kas ma ikka usaldan, et kas ma julgen ennast avada, kas ma julgen kellelegi öelda ilusaid õrnu sõnu või väljendada oma hoolivust või tundlikkust, äkki ma saan reeta või petta. mis vahet sellel on? see on sinu kogemus, sinu hetkekogemus. kui sa ei klammerdu selle külge ega ole vastupanus, siis sa lihtsalt koged seda ja sa tead, mis tegelikult on kogemine hetkes. kõik on niikuinii muutuvuses, mitte midagi ei ole jääv, kunagi ei ole mitte midagi jääv. kogu aeg midagi muutub, kogu aeg midagi lainetab, kogu aeg midagi vibreerib. miski ei saa jääda samasse vormi, mis oli alguses. kui sa nagu mõtled ja vaatad oma elule, siis see on nii ja sa näed seda nii. aga inimesed tihtipeale tahavad, et kõik jääks nii, nagu on. kõik jääks nii, nagu on. aga mõtle, kui kogu aeg kõik jääks nii, nagu on, siis see ammendub ju. sa väsid sellest ära või isegi väsis, see on nagu ammendud ära. täpselt samamoodi nagu lapsed mängivad kogu aeg ühte sama mängu,
mingi aeg mängivad, aga siis nad tahavad plõks mingisugust muud mängu, seepärast et see on juba mängitud. ja nüüd ma tahan muud mängu mängida. täpselt samamoodi inimesed tahavad kogeda erinevaid kogemusi ja see, et me tihtipeale kipume klammerduma võib-olla ühte samas suhte külge või inimese külge, teadmata või arvestamata või mõtlemata sellele, et võib-olla järgmine suhe on palju ilusam. võib-olla järgmises suhtes ma saan midagi muud enda kohta teada, võib-olla tuleb midagi ilusamat, võib-olla armsamat. võib-olla on sama ilus kui see eelmine suhe või siis midagi palju kaunimat, aga me jääme nagu kuskile kinni. ja siis me ei taha ennast avada ennast romantilistele partneritele või nendele suhetele, sest me kardame, pange tähele, me kardame haiget saada, me kardame, et äkki ta reedab, äkki ta petab, äkki suve pole nagu peaaegu üldse alanudki või tähelepanu, võib-olla mingisugune tähelepanuvahetus toimub, aga juba me kardame, juba me tahame kontrollida, juba tahame teada, mis tulevikus saab, juba me tahame teada, kas ta valetab mulle, juba me tahame seda, kolmandat, neljandat teada. kui sa tahad teada, siis puhasta ennast, et sellepärast, et seal all on alati hirm. kui me tahame teada midagi ja kuhu me tahame kontrollida, siis seal all on hirm. ja see manifesteerub, kui sa sellele väga kogu aeg nagu pühendud ja keskendud ja oma teadvuse pilgu suunad. aga kui teadlikult teadvustad, et kogu oma tajumisviisi ja kogu tegelikult süsteemi olemust, universumi olemust ja kogu seda süsteemi, siis tegelikult kõik on lihtsalt kogemus. kõik on vibreerimises, kõik on energia, kõik tuleb ja läheb, voolab, kõik tahab olla voolavuses. ainuke, mis me inimestel on, ainuke, mis inimeste nagu jutumärkides probleem on, eks ju, on see, et nad tahavad kõike teada ja kontrollida. või siis tahavad klammerduda või siis tahavad ära lükata. et kõik, mis on hea, selle võtaks endale ja jätaks igavesti endale, enam ei laseks mitte kunagi lahti. teadmata, et äkki sa tahad homne päev juba teist mängu mängida, nagu lapsed. seepärast, et võib-olla homseks on see ammendunud. ja siis me oleme vastupanus, me ei taha nagu kuulata või me ei taha nagu tunda neid tundeid, neid hirme, neid seda, et keegi võib äkki meid kuskil petta või reeta. keegi võib meid reeta. ma nüüd uurin järgi, kes mis on ju, et nuhin, vaatan, kaalun, mõtlen tohutult, raiskan oma energiat ja aega sellele, kui selle asemel lihtsalt nautida seda hetke. lihtsalt nautida. et see on hirm, see on meie sees olev hirm, emotsioon, see tuleb vabastada, puhastada ja läinud. ja me saame rohkem olla kohalolus ja nautida seda hetke sellel hetkel, mis on meie jaoks praegusel hetkel tulnud, mis on meile pühendumiseks tulnud. me võtame selle vastu ja naudime seda. kui me tunneme mingisugust hirmu, siis me puhastame. ja selle võimukaardiga ongi sõnum ka teile siin selline, et mäed tähistavad tugevust, jõudu ja püsivust. samuti on see potentsiaalne sümbol vaimsete kõrguste saavutamiseks, kuna need ulatuvad taevasse, taeva poole. äike ja valgus tähistavad traditsioonilist jumalikku laienevat jõudu, valgustumist ja paljastumist. äike süütab meid ja aktiveerib meie ürgsed ja sügavad emotsioonid. üheskoos sümboliseerivad mägi ja äike tohutut jõudu, elujõudu teis. ja see elujõud on kogu aeg teis olemas. ainuke, mis see ära võtab teilt selle, on teie varjud, teie laengud, teie emotsioonid, teie hirmud. aga praegusel hetkel on teie aeg, see on aeg astuda oma potentsiaali. ja te võitegi sel hetkel tunda ennast ebakindlana, mis iganes hetk teid praegu valdab, kuid liikuge alati edasi. olge julge. las maailm näeb sind, kuuleb su häält.
ole tõene, ole autentne. Seisa enda eest, enda heaolu eest. Jagage oma kirge, õpetage südamest, hoidke oma keha ja vaimu. Et see on soovitus ja nõuanne siis tänaseks siin teile ja tegemist on siis ajatu ladumisega, ükskõik millal sa siia satud, võib siit sõnum või taipamine või kas või üks lause tekitada sinus mingisuguse nihke ja te näete maailma uue pilguga. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!